diagonaalist vasakule ja diagonaalist paremale ja näete neid töid paralleelselt või üheaegselt erinevatest nurkadest, mida te võib-olla nagu ühelaotusena ei näe, siis te hakkate tegelikult tajuma ka neid võimendusi, mida need tööd teineteises ja üksteises esile toovad. Nii et see on selle näituse minu meelest ka üks olulisi võtmeid, et kogu see näituse tervik oma selles valges maailmas ja selles mõtete kontsentratsioonis, mis siia on autori poolt akumuleeritud, et see kõik võimendub. Ja see näitus enda müstika on selliselt kindlasti tajumist väärib. Nii et sellega mina oma pikad baroksed laused tõmbasin kokku ja annan sõna isand Elkenile. Ma tänan. See oli väga hästi öeldud, see oli parem kui see kirjutatud tekst. Ma oleks seda tahtnud muusika kõrvadele ja jumala õige. Ja lihtsalt öeldud, võõrsõnu ei tohi üldse kõnedes kasutada. Mitte, et inimesed lihtsalt aru ei saaks, lihtsalt on eesti keele jaoks komistus. Ma ütleks, ma tahaks kõigepealt tänada galeriid, et sa kutsusid mind. Sa nägid eelmisel suvel, käisid ateljees, nägid kui mõnukest hektilist ja risoomset olukorda, kus ma ei suuda töid lõpetada ja siis andsid mulle nagu tellimuse või nagu näituse suhtes ja siis ma olin sunnitud kokku võtma oma 50 pooleli tööd, siis nendest 20 või 30 umbes lõpetada, tõin rohkem siia, sa tegid isegi valiku, mul olid mingisugused, millest ei tohi loobuda, aga üldiselt see tegi ikka kujunduse, sest peale eelmist näitust ma usaldan seda ainuke inimene Eestis, keda ma usaldan kujunduse seisukohalt, kes võib-olla isegi näeb paremini kui mina, mind ennast. Ausalt. Ja see on ime, see on suur ime. Enne oli Linda selleks, aga nüüd on jah. Aga ma tahan tähelepanu juhtida sellele, et näete seal see valge töö, eks vaatame seda tööd või sekund, keegi näeb seda väikest virvendust sellest. Ma lihtsalt ütlen näiteks, see on 30 sekundit, ma räägin sellest. Aga see töö oli koos selle tööga, mis all on see ülelend, et nad mõlemad olid Välisministeeriumi keerulise protokolli läbinud ja sealse kunstijürii ja siis nad olid renditud peale 2017, ilmselt 6 aastat olid nad Stockholmis Eesti saadiku residentsis, teenisid mulle väikest taskuraha ja siis tuli sõda peale, siis nad kupatati välja ja sain tagasi ja neid enam ei ostetud. Aga algust pidi nagu nad müügiks minema, et nad on siin nagu tugevdavaks minu selliseid 2-meetriseid, sest ma tean, et see on väike galerii ja ma ei saa siia suuri töid panna, aga suuri töid mul ei ole kusagil panna. Nii et põhimõtteliselt on kõik ateljees mul olemas. Ja õnnestus ka, et üks Soomes läks üks ettevõtte pankroti ja ma sain tagasi ka see, et see niisugune ka lumene töö, see sobib ja see sobib, ja 3 tööd tuli rohkem tuli Soomes tagasi, aga nii, et sobis siia näitus, et Päevaisa oli selle näituse poolt, et see valge ja lume ja see draama ja tragöödia. Draama on need, mis minu peas on, eks ju, tragöödia on see, mis on kogetud ja minu vanemad on kogetud. Ja sellest kokku sain sellise hea komplekti tänu Piiale ja tänan, et te tulite kohale rohkem, ma teile tähelepanu ei tüüta, aga nüüd ma hakkan teid terroriseerima muusikaga, mis mind on mõjutanud ja mida ma olen kuulanud, kui neid töid tegin. Mul on ka veel mõnikord selline komme, et ma panen mõne töö või loo, panen kordusesse. Nüüd on seda väga hea teha Spotify peal. Ja siis ma saavutan mingisuguse meditatiivses seisundi, kus ma saan mingi superpowerit, nii et ma võin isegi lennata kusagil. See töö tahtis ennast ise roosaks teha ja nüüd ta saigi siis selle Viinusse. Linda vaatas seda tööd, mis Viinus see on, see on dildo ju. Nii et... Ei tohi kasutada võõrsõnu. Okei, mul on kõvad kriitikud on kõrval alati, aga viimasel ajal ma neid ei kasuta isegi kõik iseseisvalt. Aga jumala suured tänud, et te tulite. Nii et aplaus. Ja tänud Kultuurkapitalile, et ta on seda näitust ikkagi toetanud. Sest et nad on ju pika hambaga kommerts, nii-öelda väidetavalt on see kommerts ja siis teine ei ole. Et kommertsgalerii näitusid nad ei kipu toetama. Nii aga Jaan.